2015. aasta Lääne-Viru maakonna maakaitsepäev toimub siis Vinnimail ja telklaager on üles löödud Vinni-Paljusti gümnaasiumi juurde. Kohe hakkate kuulma Roela meesansambli esinemist, aga siin ei tantsida ega laulda ainult, vaid on üleval ka militaartehnika, samuti näitused. Tervist, tegemist on siis Maksu- ja Tolliameti telgiga. Tutvustame siin maakaitsepäeval, Lääne-Virumaa maakaitsepäeval Maksu- ja Tolliameti tööd. Meil on väljas siin esemeid, mis on kas keeldude piirangute all või siis täiesti keelatud nende esemete Eesti Vabariiki sisse toomine. Siin on näiteks külmrelvad, elektrišokirelvad, nuiad, mis käivad lahti. Et nende riiki sisse toomine on keelatud. Mõned on kahese kasutusega kaubad, mis nõuavad eriluba, litsentse. Siin on esitatud intellektuaalse omandi rikkumisega kaubad näiteks, kus on kaubamärgid kaitstud, aga tegemist on võltsitud esemetega. Et see kindlasti originaal Nike ei ole ja nii edasi. Et siin on ka ilvesenahk, Euroopa ilvesenahk. Selle partii avastasime, neid oli palju rohkem, et üks on siin näidiseks. See on, Tatjana, aita mind palun, see on Amazonase... Kass Amazonia metsadest pärit. Amazonase metsadest. Kaitse all ja mis on ohustatud liik. Pruunkaru rasva, hai rasva, kobra, mürki, et kuna kõik need loomad on kaitse all ja neid ei tohi jahtida ja neid tooteid ei tohi ka ilma eriloata litsensita müüa või riiki sisse tuua. Siin on meil püütoni nahad, krokodili nahast kott, kobra nahast rahakott näiteks. See huvitav asi on, tundub, et mis seal ikka, väike tutt, aga tegemist on ahvi sabaga. See on selle ahvi loomulik nii-öelda sabavärv ja kahjuks ahve jahitakse ja hävitatakse just selle tuti pärast. Tervist! Minu nimi on Erki Toivaken, olen siis noorem veebel Kaitseväe demineerimiskeskusest. Tegeleme siis, nagu öelda, Kaitseväe territooriumil, aladel, miinide ja teatud kehade siis demineerimiseks, ohutuks tegemiseks. Pluss siis, nagu öelda, siin näha kohe robotitega teostamise endale siis väljaõpet. Ja antud robot praegu, millega ma siin ringi sõitsin, on siis nimetus Theodor. Kohalt meil läbi lendav maa. Kavead löövad meile musta porinäkku, aga tee lõpe otsa sult ei saa. Kavead löövad meile musta porinäkku, aga tee lõpe otsa sult ei saa. Theodor on siis saksa päritolu, kaal on tal siis 400 kilo, päris raske. Ja mõeldud ikka, ütleme niimoodi, et piirkondades, kus aktiivset sõjategevust ei käi.
kuna ta oma selle raskuse ja lahtipakkimise ja selle toimetamisega on üpris aeglane ja palju aega nõudev. Ja meie kasutame seda, nagu öelda, puhtväljaõppeks. Tema, tehnilisi andmeid võime öelda niimoodi, et maakeeli võime öelda, et kui paneme meie vana selle transpordi, nagu öelda, sapaka taha, siis ta jõuab selle porist välja ka tirida, nii et jõudu tal on. Ja plussis on tal veel tööriistad, mis selle juurde kuuluvad klaasipurustaja, metallilõikur, vist relakas oli ja muidugi siis pardarelvad on pumppüss ja veekahurid. Ja sellega siis kasutatakse, nagu öeldakse, kahtlaste kehade kahjutuks tegemiseks, et vältida siis, nagu öelda, inimkahjusid. Et alati mingi koha peale minnakse, siis minnakse kõigepealt robotiga, kontrollitakse pindal ära, kui võimalus, tehakse robotika kahjutuks ja viimane, siis kasutatakse elav jõudu, nagu öeldakse, demineerimisülikonnaga EOD9-ga. Custody.